Veidemann mängib Esiukule palli kätte korvi alla ja sealt tuleb ikka selline kulp, et ma usun, et Esiuku mäletab seda veel õhtul bussiga koju minneski, kui täna siit eriti kaotus peaks tulema. Vallo Allingu, Rain Veidemann, Sten Timmu Sokk ja Silver Lepik vastaspoole peal, kui Esiuku keerlesele enam-vähem jalad maas, paneb käe peale. Vennad omavahel algviisikus. Torbek ja Veidemannist saab Torbek lööda ja korvi alla ja lajatab sealt 2-2 tabloole. Sokud jälle vastamisi. Allingu ja jälle eemalt ja nüüd tuleb 2 punkti ja jälle tablool viik 4-4. No Rokk on lauavõitluses oma ja nüüd läheb sööt läbi Sokult Esiukule ja Rokilt praegu hea rünnak. Väheseid õnnestunud kiirrünnakuid. Torbekul on nüüd 3. koht olemas, Veidemann jääb kattesse kinni. Viisikust väljakul veel. Rain Veidemann läks siis puhkama, Toome vise läheb mööda, Esiuku on lauas ja nüüd tuleb Sokk kiirelt palliga üle ja leiab sealt sööduga Esiuku. Ainult et üks kõva tomahawk läheb rõngasse. Sokk uuesti 3 joone taga ja nüüd tuleb 3 punkti. Sokk läheb korvi alla välja ja Michael Tanigan lööb selle palli vastu lauda kinni. Korvi all Tšintsaatse vastu. On nüüd selline... Tšintsaatse Doronin ja nüüd karistab Tartu Rokk ära selle Kalevi pressing. No pool haak ja pall kotti. Arbet nulli otsast tuleb. Et kokkuvõttes nii palju ei olnudki. Tamm läheb ja Esiuku käsi on ikkagi liiga pikk seal ees. Keerles. Ja Arbetil jälle koht olemas, kus visata. Arbet täiesti vaba juba 3. korda tänases mängus. Nüüd on neil 5 tükki teenitud ja ka punkte tulnud sealt 4 tükki. Nüüd Arbet paneb vale söödu, Eifussi käsi on seal vahel. Ja pallikaotuste numbrid mõlemalt poolt jätkavad senises tempos kasvamist. Tšintsaatse väljaku nurka Sokule pall. Ja Sokk annab täpselt samamoodi jälle kingituse vastu. Tulevad nagu esimesel veerandajal. Torbek raskele viskele üle Tšintsaatse käe ja see on sees. Ja Madin on kõva, Keerles paneb katte, nüüd jääb Eifus keele vastu, 6 sekundit jääb rünnaku lõpuni ja Keerles puterdab seal, aga Sokule läheb pall ja Veidemann paneb tema viskele käe peale ja kas nüüd läheb lõpuni või mitte? Ei, võtab hoo maha. Tšintsaatse, seal on viskekoht Rokil ja tuleb 3 punkti ja Rokk on ees 18-17. Sokk, Tanigan. Ja Tanigan nüüd 2 mehe vahelt otsustab ise minna sammudesse ja pallikaotus sealt tuleb, aga tuleb mees ja heastab oma pallikaotuse küll kõige stiilsemal moel, mis üldse on võimalik välja mõelda. Veidemannil see pall tuleb ja Veidemann jälle läheb korvi peale, seal on Tanigan ees ja seal on lauas Allingu, kes oskab sealt mööda visata. Tuleb Vallo Allingu asemel väljakule, Arbet leiab sealt sööduga Reimo Tamme ja sealtki läheb mööda see vise. Ega tal ei ole sellist... Aga ei saaks öelda, et need väga hea protsendiga just sisse läheksid. Veidemann proovib 3 ja nüüd on Rokk saanud juhtima 7 punktiga 25-18. Eks mäng on jõuline ja oi-oi. Ikka päris... Veidemann saab uuesti palli 3 joone taga jalad maas ja ka sealt on hea seda söötu saada. Ma usun, vabavisete protsenti ka Kalevil, kui Asko Paade mängib Esiukule palli kätte ja Rokk on jälle 8 peal, kui viimane minut algab esimesest poolajast. Noh, see võib ka olla spekulatsioon puhas, aga nüüd Kalev Cramo väga raskustes, aga pall jääb neile. Škeele ja Toome puterdamist on, aga palli päästavad Kalevile ja Reimo Tamm nüüd vähe rahulikumalt juba. Tanigan tuleb üles katet panema, Sokk võitleb sealt katte tagant läbi ennast. Tamm uuesti, Toome. Ja nüüd Toome läheb nägu korvi poole ja sealt tuleb vasaku käe haak. 6 sekundit ja Esiuku jälle tuleb ja kus on Kalevi kaitse? Vastu mängima, nii et selles mõttes on Rokk valmis. Aga nüüd kaotab Rokk palli ja Tanel Sokk tuleb kiiresse ja Veidemann jookseb sinna vähe Sokule kehasse sisse, aga ei seda ka piisavalt. Tšintsaatse, Allingu ja see sööt ei jõua Allinguni ja Allingu teeb seal vea ka veel. Hoiab Gert Torbekut kinni. Ja Veidemann hoiab Sokku seal enda selja taga ja päris osavalt hoiab. Sellest olukorrast ja pooleks pall vilistati ja nool vahet. Esiuku ja nüüd ei märka ükski Kalevi mees, et Taniganil on põlv maad. Sokk korvi alla, seal on jälle Tanigan ees ja palli kaotus sealt tuleb ja Torbek ja Arbet ja kõik, kes seal on ja Torbekult 2 punkti. Veidemann leiab sealt sööduga Esiuku, sealt tuleb sööt välja, Sokul viskekoht on olemas ja läheb. Ja vajalik 3. Rokile praegu. Korvi alla pall ja nüüd üritab, või mis üritab, annabki päris geniaalse söödu sealt
Sten Timmu Sokk, aga ei olnud üldse paha sööt ka Sten Timmu Sokult. Tomp läheb korvi alla, oi-oi kui raskele viskele ja mööda see läheb. 5 punkti vahe, Esiuku, Rokk kiiret jälle üle, sööt Eifusele korvi alla ja Rokk karistab jälle Kalevi ära. Toronin meest selja taga ehk siis Keele. Keele leiab Tanikani ja Sokk lööb sealt alt selle palli käest ära. Ja nüüd tuleb Kalevki kiiresti üle, Tamm, raske vise tuleb jälle hoo pealt. Siis Esiuku 11 punkti, 14 lauapalli ja Veidemann 13 punkti, on 2 resultatiivsemat meest kui Keerles korvi all ja siit need punktid tulevad. Kelle panus vähemalt treener Indrek Visnapuu ja Rocki fännide arvates võiks olla parem. Nüüd Keerles ja Eifus lähevad võitlema. Keerles jääb nüüd Tsintsaatse vastu ja läheb viskama eemalt ja viskab sisse. Ja 2 punkti on vahe. Nii väike ei ole see teisel poolajal veel olnud. Sokk. Ja Sokk mängib Tsintsaatse sealt olukorrast välja ja pall langeb läbi ranka. Ja härrad ja daamid, 7 minutit jäänud ja 47-47. Ja kes kuni viimase veerandajani püsisid üsna vaiksena. Lepik viskab peale, viskab sisse ja Rokk saab jälle ette ja Lepik vehib seal juba pisut rusikaga. Toome Tanikanile korvi alla, Allingu seisab seal päris mehiselt ees, aga pall jääb Kalevile. Arbet on seal, raske viske saadab teele, Tanikan lauas ja sealt tuleb pealtpanek. Toome, Tanikan nõuab palli ja Lepik võtab selle söödu vahet ja nüüd Rokk tuleb 4-3 vastu. Tsintsaatse, käsi on seal ees, viga ei anta ja Tsintsaatse vise läheb läbi rõnga. Tamm ja Tamm mängib Lepikust mööda ja Lepik otse õhust 2 käega võtab selle palli endale. Lepik on teinud nüüd 2 murdelist valdlõiget. Esiuku korvi all ja mööda läheb see vise. Ja 5 minutit jääb selle mängu 4. veerandaja lõpuni. Sokk Soku vastu. Torbek. Ja jälle Lepikule. Ja Torbek korvi poole, Lepik astub sealt vastu ja nüüd on Keerlesel viskekoht ja Keerles sinna ei maksa Rocki meestele väga jätta. 52-54. Keerles, Esiuku vastu ja Keerles läheb hooga korvi alla, Allingu on seal vastas. Sokk ka kiirelt üle, jätab palli Allingule ja see oli Sten Timmu Sokult praegu küll Rocki fännide jaoks suurepärane töö. Tsintsaatse, 3 sekundit rünnaku lõpuni, sööt Esiukule ja Esiuku viib Rocki ette 6 punktiga. Sokk, tähtis vise ja mööda läheb ja Tanikan ei aita seda palli korvi. No, nüüd Rokk üritab ja viimased 2 minutit ja kui kiire tuleb, oleks 8 vahe, Esiukule pall ja Rokk on ees 60-52. Ja kas see oli praegu selle mängu spurt, 6-0 Rockilt? No, imelise töö tegi jälle Sten Sokk. Ja imelist mängu on Sten Sokk täna teinud. Mis veel mängida? Sokk, sööt tuleb välja, Arbeti 3, Arbet on olnud pärast esimest poolega üsna vaikne. Ja kiirelt vajab Kalev neid punkte, Torbek läheb korvi alla, Esiuku käsi tõuseb vastu. Gert Torbek, vabaviskejoon ja korvi rõngas on nüüd vastamisi. Ja läheb mööda, Veidemann. Ja vigadega Kalevil ikka ei ole, pigem lootus seda mängu päästa. Eifus korvi alla ja seal on Tanikan vastas ja Kalev saab palli kätte. Keerles, pikk sööt ette Arbetile, seal on Veidemanni käed vahel ja Rokk saab palli tagasi. Ja Kalevi meeste jalad lähevad ka sirgu, Tsintsaatse jalad maas. Läbi Tanikani käe veel viskab palli korvi. Aga see ei muuda enam midagi, Tanel Sokult veel 3, see läheb ka mööda. Tsintsaatse saab laua ja Tartu Rokk on võitnud selle mängu 64-55. Ja Tartu Rokk pääseb sel hooajal Balti liiga play-offi. See on nüüd kindel, suure tõenäosusega Tartu Rokk tagas endale koha ka 4 parema hulgas.